Enamasti soovivad inimesed leida abi looduslikest vahenditest nohu korral. Aga apteekides on ka käsimüügiravimid, mille kasutamise tagajärjed võivad olla hingamisteede tervisele ka kahjulikud. Kuidas teie seda kommenteeriksite? On uuringuid, mis näitavad, et kui me nina-limaskesta loputame füsioloogilise lahusega, see on see 0,9% soolalahus, siis näiteks see konkreetselt teatud uuringus vähendas ravimite kasutamist üleüldse. See on nüüd üks asi. Siin te tõite välja, et teatud ravimid võivad tekitada probleeme, mis on tõsi, et need sellised ksülometasoliini tüüpi ravimid, mis on üks kõige tavalisem nohurohi käsimüügipreparaadina, seda nüüd ei soovitata üle 3 päeva kasutada, kuna ta võib tekitada sellist ravimsõltuvuslikku nohu iseenesest juba ja sinna juurde käivad ka siis need ninaveritsused ja verejooksud, et selles mõttes peab olema ettevaatlik. Aga kui te apteekri käest täpsustate, et kas see ravim võtab turset minu ninas maha, kas ta vähendab seda nohusekreedi teket ja soovides just taimset preparaati, siis ma usun, et need soovitused on kindlasti omal kohal ja olemas ja neid peab küsima. Et rahvameditsiinist kasutusel olevad ravimtaimed on ikkagi ajast aega olnud eestlastele kättesaadavad ja neid on meelsasti kasutatud. Tänan, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!